Kui me mõtleme nüüd armastuse peale, siis armastus kui tunne käib läbi kõikide nende tasandite. Ja kui me tuleme tagasi selle armastuse algühiku ehk paituse juurde, siis selle definitsioon on selline. Paitus ehk puudutus on inimliku tunnustuse, suhtluse ühik, mis moodustab võrgustiku inimeste vahel. Puudutus on iga transaktsioon, mida teine inimene tajub, olenemata selle tunde toonusest. Puudutus võib olla nii negatiivne, siis nimetatakse seda torkeks, kui positiivne paitus, vastavalt tundele, mille see tekitab. Paitusi on vaja samamoodi kui toitu, jooki või peavarju, et säiliks emotsionaalne ja füüsiline tervis, et inimene jääks ellu. Ja kui positiivseid paitusi ei ole saada, siis lepivad inimesed ka negatiivsete torgetega, sest puudutus on puudutus. Tunne on halb, aga see hoiab inimese elus. Tavaolustikus keelab teisele hästi ütlemast just see, et inimene võib jääda naeruväärsesse olukorda. Teda kas mõistetakse süüdi või saab ta halvaks panu osaliseks. Ja see tekitab tegelikult inimestes masendust ja sellist võõrandumise tunnet. Ja kui me mõtleme poliitiliselt korrektse suhtlemise peale praeguses ajas, siis mis on selle näiteks? Selle näiteks on kõik need seksuaalsed süüdistused, seksuaalse lähenemise süüdistused. Et iga kord, kui kasvataja lasteaias last puudutab, siis tal on hirm. Eriti kui ta on vastassoost. Sest seda saab tõlgendada hea tahtmise juures seksuaalse lähenemisena. Või seesama jõuluvana sündroom, et jõuluvana ei tohi enam last sülle võtta, isegi kui laps tahab. Jumal hoia, kohe on pederast väljas. Et tähendab, need on väga-väga ranged reeglid, mis ei vasta tihtipeale tegelikule olukorrale. Ja säästumajanduse tulemus on paituste nälg. See, et inimesed ei saa piisavalt oma tunnustust kätte, mis tähendab seda, et tervis läheb halvaks. Ja siis, et vähegi ennast inimesena tunda, siis hakataksegi vahetama neid, mitte just päris siiraid ütellusi. Ja see, et inimene ei tunne ennast armastatuna või arvab, et ta ise ei ole võimeline armastama. Või see, et ta arvab, et ta ei olegi armastust väärt. Arvatakse olevat üks põhilisi asju, miks inimene muutub depressiivseks. Armastuse vajadus on depressiooni all kõigil olemas. Aga need on 5 erinevat moodust, kuidas inimesed saavad neid samu paitusi teineteisele jagada. Et need on siis puudutused, füüsilised puudutused, need on sõnad, sõnaline tunnustus. See on koos veedetud kvaliteetaeg. Mitte see, et me istume koos teleka ees ja ma ei pane sind üldse tähele, vaid see aeg, kus ma olen sinu jaoks olemas ja minu kogu tähelepanu on sinu peal. On kvaliteetaeg. Kingitused ja teened. Väikesed asjad, mis ma sinu heaks teen, kuigi ma ei pea neid tegema. Tegelikult ei ole vaja teha, aga ma teen sellepärast, et nende kaudu ma näitan, et ma hoolin sinust. Ja nende asjadega on nii, et igal inimesel on oma keel, mis tähendab seda, et üks neist on kõige omasem. Ja võib juhtuda seda, et kui minu keel on puudutused ja teine teeb mulle teeneid, siis ma ei saa seda kätte. Ma ei saa aru, et tema avaldab oma armastust niimoodi. Ja siis ma olen näljas.
kuna ma ei oska neid armastusena vastu võtta. Ja isegi kui ma tean, et need teened, need pisikesed asjad, mida ta ei pea tegema, et need on mõeldud armastusena. Isegi kui ma tean, see mu hinge ei puuduta. Et see on siis mõistuse tasandil, ahaa, sa püüdsid, okei, ma olen meelitatud, et sa püüdsid, aga see ei lähe päris kohale. Ja sellepärast on oluline teada saada, mis on meist igaühe enda see keel, mida me kõige paremini mõistame. Ja eelnevale toetudes paluda seda laadi tunnustust oma partnerilt või tuttavatelt. Et kui minu keel on puudutused, siis ma ütlen aitäh, et sa minu eest selle asja ära tegid. Aga palun, enne kui sa nüüd ära lähed, palun kallista mind. Sest tema jaoks see ei ole võib-olla oluline, aga minu jaoks on. Et me teaksime teineteise keelt. Ja ütleme, et laste puhul, kuidas laste puhul seda tehakse kindlaks, et laps pakub välja just seda asja, mida ta ise tahaks saada. Ütleme, et kui laps räägib sulle sinust endast, oma päevast, oma asjadest, siis võib arvata, et tema keel on sõnad. Kui ta tahab sülle ronida, kui ta kogu aeg aeleb sulle ümber, ronib selga, siis võib arvata, et tema keel on puudutused, et tal on süledefitsiit. Ja nii edasi. Kui laps toob oma pisikesi joonistusi, pisikesi käkerdisi, pisikesi metsast leitud käbisid sulle kogu aeg, kingib kogu aeg, siis see on tema keel ja ta ise tahaks saada täpselt sama asja vastu. Et see toimub ka täiskasvanutega. Täiskasvanutega on see, ei ole nii ehe, nii selgelt määratletav. Ja inimene on rahul ja õnnelik siis, kui ta saab neid puudutusi, neid paisid oma enda keeles. Et see on siis see, mida võetakse tõrkete vastu. See on see, mis läheb hinge.